if I say San Monani, you Kui answer ma ütlen Simonani, teie ütlete Monani, Sonia. Ninjo. Yes, San Monani, it means Samoniani tähendab, ma näen sind, ma näen teid, ma tunnustan, ma austan sind inimesena. I bring you into my Ma space. nii-öelda võtan su vastu oma ruumi, isiklikku ruumi ja ma ühendun sinuga. Ehk et kui mina ütlen Samboneani ja kui teie ütlete mulle siis vastu, siis see tähendab, et teiegi võtate mind vastu, tunnustate minu olemasolu, te austate seda ja te soovite, et me oleksime omavahel ühendatud. Nii et That you seda see tähendab. Ja mul on ääretult hea meel, et te niimoodi vastasite, et te võtsite mind vastu ja loomulikult ma tänan üldse selle kutse eest siin täna kõneleda. Millest ma räägin? Ma räägin intersektsionaalsest lähenemisest rassismi vastasele tööle. welcomed me and you have Ja loomulikult te olete ju mind juba vastu võtnud, tunnustanud minu olemasolu, minuga ühenduse loonud ja mitte sellepärast ei taha ma rääkida nendest teemadest, vaid ikka selle raporti pärast, mida meile tutvustati. Ja samas ei taha me rääkida sellest in Estonia. sellepärast, et Eestis midagi niisugust ei toimuks, vaid ikka sellepärast, et need arutelud, mis juba täna hommikulgi on kõlanud, näitavad, et Eestis on rassismi. Nii et kõigepealt võtame ette mõned terminid. Intersectional. Miks me üldse räägime intersektsionaalsest rassismivastasest tegevusest ja mida me saaksime ära teha, mida juba on tehtud Soomes näiteks selleks, et võrdsust edendada. Ja kokkuvõtteks räägin ma siis ka sellest, et kuidas saaks seda nahavärvi joont või piiri inimeste vahel ära kustutada. Tegelikult rassism on üleilmselt levinud, see juurdub kolonialismis. We don't see many black people in Ja näiteks Eestis me ei näe tumeda nahavärviga inimesi. See ei loe. Need põhimõtted on ikkagi kuidagi olemas ja samas on ju nii, et me oleme kõik head inimesed, me väärime üksteise austust. because Aga see mõtteviis on levinud ikkagi maailma ajaloo tõttu ja see on ka põhjus, miks seda leiab igal pool, isegi nendes riikides, kes arvavad, et nad ei ole rassistlikud. Ometigi see on üleilmne nähtus. very interconnected. Tänapäeval oleme me väga ühendunud omavahel, ükskõik millisest riigist me räägime. Ja ei saa öelda nii, et Eestis on nii head inimesed, et rassismi ei esine. Teate, inimesed on head igal pool, aga sellegi poolest on ka rassism igal pool. Ja see juurdub, nagu öeldud, ajaloos. Ja ajaloo juures on hea asi see, et me saame seda muuta, me saame kujundada ajalugu praeguses hetkes, me saame luua uued kogukonnad, me saame järjest seda head tööd, mis on juba tehtud, edendada ja tänasesse päeva jõudmiseks on ka väga palju pingutatud. Kui me ajalukku tagasi vaatame, see oli ju veelgi kohutavam, see oli nii hirmus, et me ei suuda seda uskudagi, et niimoodi elati. Me ei suuda uskudagi, et inimesed selliselt käitusid, nagu nad käitusid, aga ometigi faktid kinnitavad, et nii oli. Ja mis siis juhtus? Hakati arenema, hakati õppima, hakati tegutsema paremini. Niisiis, rassism, mida see tähendab? See tähendab seda, et ühte inimrühma peetakse alaväärsemaks ehk et keegi on parem kui keegi teine. Ja inimesi koheldakse vastavalt stereotüüpidele ja diskrimineeritakse kas tahtlikult või tahtmatult, aga tulemus on ikkagi diskrimineerimisel sama. Ükskõik, kas inimene diskrimineeris nii-öelda kogemata või mitte. See rassilisest diskrimineerimisest tekkiv trauma on ikkagi täpselt samasugune, olenemata sellest, kas see nii-öelda juhtus kogemata või tahtlikult. Rassism tekitab traumat. Ja põlvkondade kaupa on seda kogetud, kui me vaatame kolonialismi,
siis see on toimunud ja väga tugevalt inimesed, kes on rassilist traumat kogenud, kui me näiteks mustanahalistega räägime, siis nad ütlevad, et me peame paranema, sellepärast et kui me kanname edasi ja endaga kaasas seda traumat, siis see tegelikult kahjustab meid ennast kõige rohkem. Sellepärast on ääretult oluline see, et me töötame selle nimel, et rassismi lõpetada. Mis on antirassism? See on aktiivne tegutsemine selleks, et ümber kujundada poliitikaid, praktikaid, tavasid, sellist struktuurset süsteemi, mis toetab ja toidab rassismi püsimist. Nii et meil on vaja muuta ühiskondlikku suhtumist. Ja intersektsionaalsus on selline põhimõte, mille töötas välja professor Kimberly Crenshaw 1989. aastal. Ta on mustanahaline ameeriklane, õigusteadlane ja ta üritas selgitada, miks mustanahalistel naistel on väga tugev rassikogemus, diskrimineerimise kogemus. Ja ta tõi välja erinevad aspektid, nii rass, ühiskondlik kuuluvus, sugu ja erinevad muud sellised elulised asjaolud, mis üheaegselt rõhuvad ühte inimest tema igapäevaelus ja seda süsteemselt. See tähendab seda, et see diskrimineerimine lähtub erinevatest tahkudest. Ja ta jõudis sellisele järeldusele, et mustanahalised naised kogevad sellist diskrimineerimist, mis lähtub erinevatest, ütleme, rõhumise põhjustest. Ja selle kahju on ka niisugune akumuleeruv. Ja see on see, mida tähendab intersektsionaalsus ja väga paljud teisedki õigusteadlased ja sotsiaalteooriad tänapäevaks on selle kontseptsiooniga töötanud ja see on väga oluline. Sellepärast, et me ei saa nii-öelda võtta diskrimineerimist kui ainult ühe tunnuse alusel toimuvat tegevust. See ikkagi on nii-öelda kuhjuv, erinevatest põhjustest kokku langev ja vastavad tagajärjed tekivad siis samamoodi. Milline on Eesti kontekst? Me natuke selle kohta juba kuulsime ja järeldus oli, et on vaja teadlikkust parandada ja see on tõesti ääretult oluline just selleks, et nende kitsaskohtadega ja probleemidega tegeleda. Kui me niisuguse raporti saame, siis mis toimub? Toimub see, et me loeme selle läbi, peame konverentsi ja siis unustame ära natukeseks ajaks, sellepärast, et me ei võta seda nii-öelda päris enda omaks oma igapäevaellu. Ja kui vaja, siis me võtame selle trükise jälle ette, arutame natukene, paneme selle jälle käest ära ja elame oma elu edasi. Nii et mõnes mõttes on see arusaadav. Rassismist rääkimine on tülikas, ta on ebamugav. Me tahame ju mõnusalt elada, mugavalt ennast tunda ja me ei taha selliste raskete teemadega kogu aeg töötada. Intersektsionaalne lähenemine antirassismile on väga kaalukas ka sellepärast, et ta on tegevuspõhine. Seal on erinevad sotsiaalsed struktuurid, kogukonnad, kelle vajadusi arvestatakse ja eeskätt on tähtis see, et tegemist on niisuguse lähenemisega, mis keskendub tegevustele, mis annaksid võrdsema ühiskonna. Sest kui me kasutame seda intersektsionaalset lähenemist, siis me ei saa raporteid lihtsalt korraks raamaturiiulist võtta ja siis sinna tagasi panna. Meil on vaja tegevusi. Nii et kui meil on raport olemas, meil on andmed kogutud, siis me saame edasi liikuda, et muuta praktikaid, et poliitikat kujundada, et rahastust taotleda, et rahastust saada, et välja töötada selliseid poliitikaid, millega tõepoolest ja sisuliselt rassismivastast tööd saaks teha. Nii et ma loodan, et intersektsionaalne lähenemine rassismile aitab. Sellepärast, et siis me hakkame välja töötama lahendusi ja me vaatame tervikpilti, mitte eraldiseisvaid tegureid.
ja me töötame erinevate elanikkonnarühmadega koos. And practice Tähtis on see, et meil oleksid tegevuskavad, mis tõesti tulemusi annavad, nii et kogukonnad tunnetaksid neid tulemusi. Ja me saaksime sellise kontseptsionaalse tööriista, first because nii et kõikide nahavärvidega inimesed, olenevalt oma identiteedist, rassist, saaksid seda tulemust tunda nii oma kogukondades kui ka selles struktuurses süsteemis, kus me tegutseme. intersectional Kuidas intersektsionaalset raamistikku kasutama peaks? Ma mainin lihtsalt mõned asjad ära they are found ja kindlasti saan teiega slaide jagada, nii et saate täpsemalt pärast veel uurida, mis seal on. Kõigepealt me peaksime analüüsima erinevaid meetmeid. See tähendab seda, et kuidas on rassism näiteks sees kuskil seadustes või regulatsioonides, mida oleks vaja muuta. Kindlasti ka eriraport siin aitab, et me leiaksime just need kokkupuutepunktid erinevate tegurite vahel, mis päädivad siis rassismi ja diskrimineerimisega. Ükskõik, kas me räägime naistest, sisserändajatest. Tegelikult sisserändajate puhul me ka kohtleme neid erinevalt, näiteks Soomeski ma olen seda näinud. Kui tuleb mustanahaline naine, kas ta on Euroopast või Aafrikast, siis ka neid omakorda koheldakse erinevalt, sellepärast et eri piirkond, kust sa pärined, just kui annab midagi sinna patta juurde, tekivad eelarvamused, aga meil on vaja töötada poliitikatega nii, et toetada inimesi. Tegelikult need inimesed, kellest me räägime, neil võib olla isiklik trauma seal taga, nii et me peame kindlasti arvestama nende õigustega, sellepärast et seal on erinevaid selliseid rõhumise vorme, mida nad kogevad. Mõni võib-olla põgenes oma kodukohast sellepärast, et tekkis seal konflikt või sõda. Mina näiteks Soomesse sattusin oma eluarmastuse tõttu, nii et neid tegureid on väga erinevaid ja neid peab arvestama iga inimese puhul. Samamoodi ajalooline vägivald, ajaloolised rollid, taustad, näiteks ka orjandus, erinevad rõhumise vormid, mida on konkreetne inimene või tema rahvas ajalooliselt kogenud. Nii et neid rassismi vorme on väga erinevaid ja meie lähenemine peab olema analüütiline, kriitilise mõtlemisega. See peab kajastuma poliitikas. Also the different Sest kui me töötame erinevate vähemusrühmadega, kes rassismi igapäevaselt kogevad, siis nad ongi omavahel ka varieeruvad. Ja tuleb vaadata seda, kes on need otsustajad, issues that are kuidas saaks muuta teatavaid neid küsimusi, näiteks mis siin eriraportiski on välja toodud. majority would On ju kogemusi, mida ütleme see suurem osa elanikkonnast kunagi ei koge, nad võib-olla ei oskagi seda märgata. Aga kui me nüüd võtame siia juurde veel intersektsionaalse lähenemise, siis me märkame, et inimest võib-olla diskrimineeritakse soo või seksuaalse sättumuse või päritolu tagajärjel, aga me ütleme nii, et kui me tahame päriselt kõiki kaasata ja mitte diskrimineerida, siis andke võimalus naistele, kes on võib-olla Aafrika päritolu või lesbid või mis tahes, andke kõigile võimalus rääkida, sest et sealt ja eriti siis, kui ühel naisel on nagu nii-öelda mitu erinevat seda tavapärase diskrimineerimise alust, siis küsige tema arvamust, sest niimoodi nii-öelda ühe hoobiga tabate mitut probleemi, sest tema kogeb kõiki neid erinevaid diskrimineerimise vorme pahatihti. have to understand Need teemad, mis inimesi puudutavad, tulebki mõista seda omavahelist seost seal, kuidas need erinevad tegurid kokku jooksevad. it, then
näiteks kui keegi ei saa alalist elamisluba, siis jah, me näeme, et see on võib-olla individuaalne osa, aga teiselt poolt on ka sellised institutsionaalsed diskrimineerimise vormid, mis kokku jooksevad sinna ja nendega peab arvestama. Mõtlesin, et ma räägin natukene ka enda tööst aktivistina. Enne ma ei olnud aktivist, aga kui ma Soomesse kolisin, siis minust sai aktivist. Aafrikas olin ma direktor, professor ja nii edasi. Aga päris isiklikul tasandil rassismi kogedes sai minust ka aktivist. Ja see oli päris huvitav, kuidas see mind muutis. Mul oli doktorikraad akadeemilisel tasandil tehtud rassismist ja nii edasi, aga kui sa isiklikult seda koged, siis pilt ja arusaam ikkagi muutub. Näiteks ma andsin kirjandusel loenguid, Aafrika, Kariibi piirkonna loenguid, võisin sellest väga entusiastlikult rääkida varem. Aga kui ma Soome tulin, siis ma kogesin täiesti uusi asju, mind nimetati mustanaaliseks, nimetati neegriks, need olid täiesti uued perspektiivid minu jaoks. Ma tundsin ennast ka akadeemilises töös halvasti. Ma hakkasin märkama seda, kuidas teadusprojektid ei tulnud minule, mida ma soovisin näiteks, ja rääkimata sellest, mis tänaval võis ette tulla. Ja siis ma järjest muutusingi enam ja enam aktivistiks. Ja tegelikult me oma organisatsiooni lõime justkui kogemata. Meil oli Aafrikas üks kampaania, raha kogumiskampaania selleks, et me saaksime toetada Aafrika tüdrukuid, täpsemalt Zambias. Ja see puudutas siis just seksuaaltervist, see konkreetne tugi tüdrukutele. Ja oli üks tüdruk, ta oli teismelisena lapseootele jäänud ja siis me leidsime, et kuidagi, temast fotod kampaanias olid kasutusel ja me siis rääkisime selle organisatsiooniga, et miks te kasutate just seda fotot, et kas selle tüdrukul ei ole perekonda, siis selgus, et on perekond, aga ühesõnaga tasapisi kasvas sellest välja siis minu aktivism ja lõime oma organisatsiooni ja erinevad kampaaniad, mida me oleme teinud, olid siin slaidil ka siis nimetatud. Soomes on palju tööd ära tehtud ja see on viinud olukorda, kus Soome valitsus tõesti tahab seda probleemi lahendada. Eelmine valitsus tegi tööd, nüüd mullu tuli uus valitsus, kus muuseas oli ka ministreid, keda rassismis oli süüdistatud nende väljaütlemiste tõttu. Ühesõnaga, otsiti välja nende väljaütlemised ja leiti, et seal oli rassistlikke märkusi. Aga siis valitsus koostas uue tegevuskava. Nii et Soomes tehakse päris palju tööd sellega, et teadlikkust rassismi kohta parandada, et teadmisi rassismi kohta tugevdada, nii et väga erinevaid eesmärke on. Ja seda tehakse kõike peaministri egiidi all just selle eesmärgiga, et ühiskond oleks teadlikum ja targem ka selles osas, et Soomes on rassism ja et me peame selle vastast tööd tegema ja on ka vastav tegevuskava koostatud. Tegevuskava muidugi on üks asi, aga tähtis on see, et päriselt on ka midagi ära tehtud, tehakse palju MTÜ-dega koostööd nüüd. Ja kokkuvõtteks läheksin ma tagasi selle tervituse juurde, mida me algul kasutasime, millega me üksteist tunnustasime ja omaks võtsime. Ja erinevad Zimbabwe etnilised rühmad seda tervitust kasutavad. Lõuna-Aafrikas Zulu, Xhosa. Nii et väga erinevaid viisil seda sama mõtet Aafrika kultuurides antakse edasi.
ja peamine mõju on tulnud ikkagi Ubuntust, see tähendab selline Aafrika filosoofia, mis juurdub meie eluviisis, meie igapäeva tegutsemises ja ka selles, kuidas me üksteist tervitame. Nii et Ubuntus me ütleme nii, et me oleme, kes me oleme, minu olemus on seotud sinu olemusega ja kõigiga. Ja kui me tervitame üksteist sellisel viisil, siis me tuletame üksteisele ka pidevalt meelde, et me näeme üksteist, et ma näen sind, ma võtan su omaks. Ja see on nii oluline, sest et seal ei tule kuskil jutuks nahavärv või muu selline. Ja tegelikult sellest kontseptsioonist on räägitud päris palju, näiteks Nelson Mandela on seda sõnastanud, Desmond Tutu samuti, varasem ka Bill Clinton, USA president, on seda põhimõtet sõnastanud, samuti president Obama, nii et see on jõudnud, ma ütleksin, üleilmseks. Ja see on väga oluline arusaam, sellepärast et see võimaldab meil täiesti ära võtta sellest omavahelisest suhtlusest igasuguse nahavärvi küsimuse. Martin Luther King rääkis ju ka unistusest, et tema lapsi hinnatakse selle järgi, kes nad on, mitte mis värvi on nende nahk. Nii et Ubuntu tähendabki meie jaoks omavahelist ühendust, üksteise nägemist, aga kui inimene on rassistlik, siis ta kaotab selle Ubuntu endas. Ja Ubuntu puhul on hea asi see, et kui sa selle kaotad, sa saad selle tagasi võita, kui sa oma mõtteviisi muudad. Suur aitäh!